Minu nimi on Alar ja täna ma tahan rääkida sellisest huvitavast teemast nagu humanism, mida terminina kasutatakse väga palju, aga mis on võib-olla enamus inimeste jaoks lahti mõtestamata ja selgeks tegemata sügavuti. Et sest humanism ja humanistlik psühholoogia on ühest küljest täiesti võrreldav revolutsioonilise mõtteviisi muutumisega. Et see on võrreldav samaga, mis oli Darwini evolutsiooniteooria, mis tekitas tõsise muutuse, või ka Koperniku teooria, mis tekitas tõsise muutuse ja Newtoni lähenemine. Sisuliselt humanistlik psühholoogia on täiesti erinev senistest maailmavaadetest. Kui nüüd siia teema juurde sügavamalt minna, siis esimene küsimus on see, et kus kohas on inimkond oma arengu tasemel. Et kas me oleme jõudnud oma arengu tippu ja nüüd ongi ainult täiustada meie selliseid materiaalseid soove, iPhone'id muutuvad paremaks ja lennukid kiiremaks ja seljas olevad riided vastupidavamaks, või on siin inimesel veel kuhugi minna. Ja see on see koht, kus on olemas kaks erinevat lähenemist. Et üks on selline Arthur Koestleri teooria, kes ütleb, et inimkond on sattunud ummikteele, meil on tekkinud lõhe meie tunnete ja mõtete vahel. Inimesed ei ole teadlikud oma tundemaailmast, elavad ainult mõttemaailmas. Terviklikkust ei ole ja see lõhe ainult suureneb ja inimkond on määratud välja suremisele. Ja mis seal salata, et väga paljud sellised tõsised mõtlejad on öelnud, et inimene elab üle 21. sajandi, on 50-50. Et see on selline üks teooria. Ja teine teooria on Aurobindo teooria, kes ütleb, et inimkond on oma arengul alles täiesti algstaadiumis ja meie kõrgem potentsiaal ja meie tõsisemad saavutused inimkonnal on alles ees. Et kui võtta seda, et inimkond on kuskil teadlikul inimkonna ajalugu on meil 4000 aastat, siis minule meeldiks see teine teooria tunduvalt rohkem. Et 4000 aastat, mis tähendab seda, et tegelikkuses inimkond ei tea seda, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, kuidas me siia oleme tulnud ja kuhu me liigume. Et me oleme nagu peatükk raamatu keskelt. Ja see ei ole sugugi mitte lõplik. Nii et selle teooria järgi inimkond on veel piltlikult lapse staadiumis. Talle meeldib mängida sõjamänge, võidelda, kakelda, olla teisest parem. Et sellised humanistlikud väärtused on talle praegusel hetkel enamusele veel võõrad, aga ma olen täiesti veendunud ja näen seda iga päev oma elus, mismoodi need väärtused järjest suurenevad ja kuidas inimkond liigub järjest rohkem ja rohkem edasi. Et kui minna nüüd humanismi juurde, et kuidas selline mõtteviis üldse tekkis ja pärit on, muidugi loomulikult on ta pärit kõigepealt filosoofiliselt Heideggerilt, kes tõi välja termini siin ja praegu, mis ei ole sugugi Eckhart Tolle välja mõeldis ja temale ainult omistatav, et elada siin ja praegu, olla hetkes, mitte olla minevikus ja tulevikus. Aga humanistlik psühholoogia hakkas ka sellest pihta, et inimestes oli väga suur rahulolematus, nimetame religiooniga. Religioon on praeguseks hetkeks mingid kombed, täitmised, mingisugused liigutused, rituaalid, millel ei ole mitte midagi pistmist sellise sügavama vaimsusega, sügavama inimese olemusega. Ja inimesed hakkasid tahtma, et peaks olema midagi rohkemat. Teine asi oli humanismi puhul, kui ta 50. aastatel Ameerikas kiirelt levima hakkas, oli siis materialistliku maailmakäsitluse puudulikkus. Ehk meie elu mõte ei ole see, et meil oleks suures võimalikult palju asju. Et kui me ütleme, et elu mõte on asjade hankimine, raha kogumine ja turvalisuse poole püüdmine, siis see tundub väga kummaline. Aga mis seal salata, et see tundub, et on enamus inimeste kogu elu mõte. Mina arvan, et asjade hankimine, raha poole püüdlemine ja turvalisuse poole püüdlemine, et see on ainult üks tasandeid. Ja kui see on rahuldatud, siis saavad esile kerkida inimese kõrgemad potentsiaalid. Ja 50. aastatel hakkas siiski levima, nimetame selline elu mõtte alternatiivide otsing. Et milleks me siin maailmas oleme, et mis on meie elu mõte. See aeg langes kokku ka sellise teadvusega eksperimenteerimisega. Et tunnistame ausalt, et teadvus, see, et me teame, et me oleme siin ja suudame midagi liigutada, teha, otsustada, raamatut lugeda, ei ole sugugi kõige kõrgem teadvuse vorm. See on, ütleme, teadlikkus ja meie mina, see on selline pealmine kiht, mis toimib siin maailmas. Aga kui võtta teadvust laiemalt, siis meie ei suuda oma elus olemiseks teadvusega ja mõtlemisega mitte midagi teha. See toimub kuskil täiesti kõrgemal tasandil. Me ei suuda isegi
seletada seda, et kuidas ühes rakus, mis on siis 1/1000 kuupsentimeetrit, kuidas ühes rakus on informatsiooni 50 000 raamatu jagu. Kuidas see sinna saanud on, kuidas see sinna tekkinud on. Või nagu üks selline targem mees ütles, et kui me uuriksime kosmost ja näeksime sealt, uuriksime kosmost mingisuguse raadioteleskoobiga ja kuulaksime informatsiooni ja siis ühe tähe pealt tuleks järjestikuna kogu informatsioon, mis meil on ühes DNA-s sees, millesse on kodeeritud nii-öelda inimese tekkimine, inimese areng ja ka surm ja igal rakuprotsess. Kui me saaksime selle informatsiooni tähe pealt morsena, siis meil ei oleks mitte mingisugust kahtlust, et seal on mõistusega elu. Aga meie igas rakus on see sees ja meil pole õrna aimugi, kus see sinna sai. Nii et teadus, ma tahan öelda, on tunduvalt laiem mõiste, kui me seda nagu arvame. Sellesse ajajärku läks siis ka eksperimenteerimine erinevate teaduse seisunditega ja nende eksperimenteerimise tulemusena saavutasid inimesed mitmeid kordi selliseid müstilisi kogemusi. Müstikute kogemused on siis läbi aastatuhandete tuntud väga erilised kogemused, kus siis inimene tunneb, et ta on kosmosega üks või mõistab, et kõige alus on armastus, et elu on igavene tegelikkuses ja et universum ei ole sugugi selline materiaalsed tükikesed, mis on siis nii-öelda lõputus tühjuses, vaid see kõik on nii-öelda teadvel olev, aga hoopis teise teadlikkusega. See on selline müstiline kogemus. Ma ei ütle, on see õige või vale, aga ma ütlen, et see on kindlasti väga huvitav kogemus. Ja selliste kogemuste juurde suutsid siis inimesed jõuda erinevate ainetega oma teadusega eksperimenteerides, eelkõige LSD-ga. Aga see on nagu sügavam teema, et selle kohta ei saa öelda ei ega jaa. Et ma arvan, et me võib-olla ka mõnikord hiljem arutleme sellel teemal. Ja kõik see kokku viiski siis sellise uudse lähenemisele, et inimene on ilmselt midagi enamat ja milline ta võiks olla. Ehk milline võiks olla inimkonna potentsiaal. Ja üks mees, kes sellega põhjalikult tegeles, oli Abraham Maslow. Abraham Maslow püramiid peaks olema kõigile tuttav. Sellel me väga pikemalt praegu ei peatu, aga peale püramiidi on ta välja toonud siis sellise tema püramiidi kõrgemate astmete kohta, kui me kõik tahaks jõudma, kus on siis nii-öelda tippelamused ja nii-öelda enese aktualiseerimine, ta on toonud välja eneseteostuse välimääraja. Ja see ongi meie tänase teema fookus, et millest koosneb eneseteostuse välimääraja, millal saab öelda, et inimene on ennast teostanud. Sest üks inimese elu mõte on jõuda oma potentsiaali tippu, jõuda selleni, milleks tal on olemas võimed. Sest paraku vanemad tihti meie võimeid ei välja arenda. Vanemad tahavad, et lapsed tegeleksid võib-olla selle sama asjaga millega tema, kui tema on klaverimängija, siis peaks ka laps klaverimängija olema. Nii et eneseteostuse välimääraja Abraham Maslow'lt. Esimene punkt, mis ta seal ütleb, et inimene jõuaks eneseteostuseni, peaks olema teadvustamine ehk reaalsuse adekvaatne tajumine. Me mõistame maailma täpselt nii, nagu ta on. Jätame kõrvale roosad filtrid, ehk me ilustame maailma, jätame kõrvale mustad filtrid, ehk me nii-öelda näeme maailma tumedates värvides. Ütlen siia kohe juurde, et üks uuring muide näitab, et depressiivsed inimesed tajuvad maailma objektiivsemalt kui tavalised inimesed. Et tavalistel inimestel on natukene roosat filtrit ja sinna aitab kaasa ka see kõik selline positiivne maailmamaade, mis ei ole halb. Aga me sellisel juhul ka teadvustame, et see on selline natuke õrn filter ja see on meile kasulik, et see võib-olla ei ole päris tegelikkus. Et jätame kõrvale filtrid, see on nagu esimene asi. Tunnistame maailma nii, nagu ta on. Teine punkt on, me ei anna maailmale hinnangut. Enamus meie ebamugavustundest, sellisest pingetest on sellest, et mingi asi ei ole nii, nagu me tahame. Ja selleks on 3 allikat, mis ei ole nii, nagu me tahame. Esimene, et me ise ei toimi nii, nagu me arvame, et oleks õige olnud. Et meil on rahulolematus iseendaga. Teine on rahulolematus teistega. Teine inimene ei teinud seda, nagu mina oleksin tahtnud. Teine inimene arvas teisiti, kui ma oleksin arvanud, või teine inimene toimis. Ja 3. on, et maailm ei ole selline, nagu mina tahaksin. Ilm ei vasta sellisel, nagu ma tahan, mingi asi jäi hiljaks, keegi maailmas suunas mingit protsesse, mis mulle ei meeldinud. Ehk 3 sellist allikat. Mina, teised ja maailm. Ja nendes kõigis, kui me seda hinnangut ei anna, me võtame neid asju nii, nagu on, lepime sellega, siis hakkavad juba nii-öelda esiteks pinged alla ära kaduma. Ja teiseks annab see võimaluse meie isiksuse arengule. Ehk üle öelda siis avatus reaalsusele, me ei anna mitte millelegi hinnangut.
Teadvustamisega, kui inimesed on juba sellisel teadvustamise tasemel, et hinnanguid ei anta, siis väga tihti kaasneb sellega ka tippelamus. Tippelamus on siis Maslow püramiidi kõrgeim aste, kus me tunneme mingit väga erilist kogemust. Ma nimetaks seda tippelamust müstitsismi madalamaks vormiks, kus inimene tunneb ühtsust loodusega, näiteks mererannal, vaatab päikseloojangut ja tunneb midagi väga-väga erilist. Või siis väikest last süles hoides samuti tunneb midagi väga-väga erilist. See on selline irratsionaalne kogemus, võib öelda isegi natukene narkootiline seisund. Kõik kõrvalised mõtted, tunded on puudu. Ja see on öelda mitte siin ja praegu olek, vaid see siin ja praegu olek pigem kuubis või siis 4. astmes või 10. astmes. Inimesed, kes seda kogenud on öelnud, et see on seisund, kuhu tahaks nagu kogu aeg tagasi jõuda. Ja 4. teadvustamise juures on eetiline teadvus. Me mitte ainult ei teadvusta, vaid me hakkame käituma ka eetiliselt. Selliseks heaks näiteks on öelda Albert Schweitzer. Eetiline teadvus, Albert Schweitzer, kes siis oli klaverimängija ja mingil hetkel läks siis missionäriks Aafrikasse ja tundis, et ta peaks nagu midagi rohkemat tegema. Ja eetilise teadvuse all ma mõtlen, et meie tahtmised, soovid ei ole suunatud mitte meie igapäevasest elust ja tahtmisest olla rikkam, jõukam, parem teistest, vaid see tahtmised, soovid on seotud eelkõige meist kõrgema struktuuriüksusega. Ehk kas siis eestlaseks olemisega või mulle eelkõige meeldiks ka inimkonnast osa tundmisena. Et meie tegevus toob inimkonda kõrgemale tasandile, viib natuke edasi. Iga tegevuse juures selle tajumine. See on siis eneseteostuse välimääraja esimene grupp. Eneseteostuse välimääraja teine grupp nimetaks seda mõistuse ja südame koostööks ehk südamlikkuseks. Mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb esiteks huumor, nali. Inimesele meeldivad naljata, teeb nalja. Aga selle nalja juures on hästi oluline, et see nali on inimlik. See ei ole, et inimene naerab selle üle, et keegi saab haiget, keegi kukub. Sellised primitiivsemad naljad, kus siis inimesi nagu haaratakse naljaga kaasa. Pigem selline nali on nagu filosoofia või mingisugune õpetlik lugu, et see nagu samal ajal nagu harib inimest, et nagu mõistu jutt või valme, et selline huumor ja kõigil on mõnus ja kõigil on hea, aga kellegi pihta see ei ole suunatud. Teiseks, mida ma juba natukene puudutasin eelmises punktis, on siis selle südamlikkuse juures on identifikatsioon inimkonnaga. Et siin on igal ühel kohe hea vaadata, et kui ütelda sõna tšetšeen, et kas see toob kaasa mõtte, et tšetšeenil on kohe püss seljas, või see toob ka näiteks mure kaasa, et mille pärast tšetšeeni naised on valmis tegema suitsiidirünnakuid. Et neil on ikkagi kuskil väga-väga haiget tehtud. Et ka selle teema juurde minna, et mis seal taga tegelikult on. Ma kindlasti ei taha ühtegi terrorismi ega mitte ühtegi sellist vägivalla akti õigustada, aga nende põhjuste uurimine on hoopis teine teema ja seda peaks kindlasti tegema. Kolmandaks kaasnevad südamlikkusega hästi sügavad interpersonaalsed suhted. Asi on selles, et inimesed väga tihti suhtlevad üksteisega läbi mingite rollide. Võetakse mingi roll, mingisugune kaitsekiht ja mängitakse mingeid mänge, mis ei ole inimese olemusega mitte midagi pistmist. Et see suhtlemine kahe inimese vahel läheb hästi sügavale, mis tähendab seda, et kui inimene räägib, ta räägib seda, mis tast endast tuleb ja tal puuduvad igasugused blokeeringud, et seda teemat ma ei tohi rääkida või seda ei ole vaja või see on mulle kasulik. Minnakse sügavale, tunnistatakse üksteist nii, nagu nad on ja aktsepteeritakse. Ja see ongi 4. punkt ehk inimese aktsepteerimine. Sa aktsepteerid teistsuguseid inimesi, teisi inimesi ja võtadki maailm ongi selline, nagu ta on. Kogu maailm ei saa olla täpselt nagu sina. See ei ole võimalik. Ja 5. asi, mis kaasneb südamlikkusega, on hästi huvitav termin, millest ma räägin ka veel natuke rohkem, on B-love ehk olemuslik armastus, mis on vastand defitsiidi armastusele. Defitsiidi armastus on see, kus inimesel on kogu aeg midagi vaja, ta tahab teiselt inimeselt midagi saada. Siis olemuslik armastus on see, kus eelkõige tahetakse teisele midagi anda. Kus selle armastuse puudumine ei võta midagi ära, aga see olemine annab midagi lisaks. Toon siinkohal siis välja olemusliku armastuse põhipunktid. Esimene punkt on see, et teist inimest ei peeta omandiks. Seda on juba ka Osho väga palju öelnud, et üks armastuse kadumise ja puudumise ja raskuste põhjusid suhetes on see, et hakatakse teist inimest omandiks pidama. Ja siia samasse läheb ka Freudi lause, kes siis ütles, et armastus on selline patoloogiline seisund, kus inimene mitte ainult ei tunne, et on teise inimesega üks, vaid ka hakkab käituma ebaadekvaatselt, tundes, et on teise inimesega üks.
mis tähendab seda, et teise individuaalsust hakatakse alla suruma, siis kuigi sellel nii-öelda esimesele inimesele tundub see väga fantastilise tundena, siis teisele inimesele võib see tunduda hoopis sellise nii-öelda omanditundena, et mind pannakse tegema asju, mida ma teha ei taha. Nii et omanditunne on täielikult olemuslikus armastuses puudu. Teiseks on puudub armukadedus. Nii, see on nüüd lähemad 10 minutit, sest see on, tõmbame uksed kinni, lähme sisse, sest praegu lastakse siia seda putukatõrjet. Ja meil kohe tuleb siia suur tolmupilve. Lähme sisse ja paneme. Jätkame meie vestlust, et me räägime eneseteostuse välimäärajast ja oleme hetkel nii-öelda olemusliku armastuse juures ja lõpetasime teema, et inimest ei peeta omandiks, vaid täiendatakse teineteist ja liigume kohe teise omaduse juurde, milleks on armukadeduse puudumine. Ja nagu te aru saate, et meil toimus siin hetkeline katkestus, siin toimus selline kerge keemiarünnak meie vastu, et ilmselt humanistlikke maailmavaatelisi printsiipe ei saagi nii lihtsalt levitada, nagu me arvasime. Aga nagu te näete, need printsiibid on endiselt elujõulised ja me jätkame. Armukadedus on ka üks selline kindel termin, mida ei saa seostada armastusega. Selline arvamus, et et kui peksab ja lööb, siis armastab, sellel ei ole mitte midagi pistmist armastusega. Et kui jälgida, et kui sa oled armastuse seisundis, siis selles seisundis on igasugune armukadeduse puudumine. Ja vastupidi, et kui sa oled armukade, siis selles seisundis sinus ei ole armastust. Et armastuse definitsioon on väga erinevaid, aga üks armastuse definitsioone, mis mulle meeldib, on see, et inimene teeb kõik selleks, et tema partner armastatu jõuaks oma potentsiaali tippu. Et sa tegutsed selle nimel, et sinu kaaslane arendaks välja kõik selle, kuhu tal tegelikult võime on jõuda. Ja mis on, armumise fenomen? Üks armumise fenomen on see, et sellel ajal nähakse teise inimese potentsiaali. Nähakse, kuhu teine võiks jõuda. Aga armukadeduse on see on kahjuks meil väga palju olemas ja teda teadlased seostavad niimoodi ka teaduslikult 3 põhjusega, et millal on armukadedus suurem. Esiteks on ta suurem siis, kui on sügavam suhe. Mida sügavam suhe, seda rohkem võib armukadedus esile tulla. Ja teiseks on see seotud siis uute partnerite leidmise võimalusega. Mida vähem on võimalik leida uut partnerit, seda suuremaks läheb armukadedus. Ja kolmas, millal ollakse armukadedad, on see, kui ohtlik on nii-öelda potentsiaalne ohuobjekt. Et kui ta väga suurt ohtu ei kujuta, siis ei olda armukadedad. Nii et 3 tegurit on armukadeduse juures. Esiteks, et kui sügav on suhe. Teiseks, kui suur on võimalus leida uusi partnereid. Ja kolmandaks, et kui ohtlik on see objekt, mille vastu ollakse armukade. Aga armukadedus, nagu ma ütlesin, ei saa kindlasti seostada armastusega. Veel vähem sellise kõrgema olemusliku armastusega. Olemusliku armastuse järgmine tegur on see, et puudub kohustus jääda oma partneriga kokku, kui ei taha. Et see on vabatahtlik kohustus olla teise inimesega koos. Kui see inimene on vabatahtlikult selle võtnud ja talle see meeldib, on see väga okei. Aga kui ei taheta olla, siis sellisel juhul enesesundus takistab igasugust olemuslikku armastust. Ja olemusliku armastusega kaasnebki see, et sa ei pea olema inimesega koos, kellega sa ei taha. Kellega sa oled sattunud mingisuguste asjaolude kokku tõttu, mis oli sellel hetkel vajalik millegi jaoks, aga see ei tähenda, et sa peaksid kogu elu seal olema. Olemusliku armastusega on ka see, et ta on selline kõike haarav, sügav kogemus ja ta ei saa küllastatud. Et kui on tavaline armastuse tunne, et siis oled koos ja on okei ja võib ära minna, aga seal on see, et sa veel ja sa avastad veel uusi nüansse ja sa lähed järjest sügavamale. See on selline hästi kõike haarav seotuse tunne. Sellega kaasneb ka selline eetiline ja müstiline kogemus. Et inimesed on öelnud, et just selline kogemus on teda viinud täiesti teistsugusele tasandile. Üks selline tegureid, mis inimese võib viia vaimsele arenguteele, ongi selline armastuse või ka väga erilise seksuaalse kogemuse omamine.
kus tunnetatakse müstilist ühendust teise inimesega, kui sinnamaani on seks olnud selline mehaaniline tõmblus ja selline hetkeline ejakulatsioon ja orgasm, mida peetaksegi armastuseks, siis peale sellist kogemust, kus inimene saab müstilise kogemuse, osaduse teise inimesega, samal ajal osaduse universumiga, loodusega, kus nii-öelda tavateadvus on ära kadunud, siis see võib olla lisaks veel hästi pikaajaliselt nii-öelda tervendav. Et veelabiga üks asi, mis kaasneb, ongi see, et inimesed, kes on kogenud mingeid traumasid, pidanud armastust mõttetuseks, siis peale sellist hästi sügavat kogemust nad mõistavad nii-öelda armastuse olemust ja ütlevad, et see on parim asi, mis nendega võib olla tekkinud. Nii et see võib ravida ära kõik inimese lapsepõlvetraumad. Ja olemusliku armastusega kaasneb ka see, et sellel ajal on puudu igasugune ärevus ja tigedus. Et tige inimene ei ole armastav inimene. Ärevuse puudumine on üks kõige iseloomulikumaid armastuse karakteristikuid. Sul on lihtsalt teise inimesega hea olla. Ei ole vaja mõelda, mis nüüd on ja kuidas on ja mis ma peaks tegema ja mis nüüd saab. Sa lihtsalt oled selles hetkes. Olemusliku armastusega kaasneb ka see, et sa tajud teist inimest tõeselt. Sa tajud, mis teine inimene sügavamas olemuses on. Küsimus ei ole see, mida teine sulle räägib, mida ta ütleb, vaid mis on nende sõnade taga. Mis on temale ainulaadset. Ja sa mõistad seda. Ja sellega ongi seotud ka viimane sellise B-love'i tunnus. Ehk kui sa pakud partnerile ennast sellisena, nagu sa oled, siis partner nii-öelda aktsepteerib seda kui väärtust. Et see on B-love'iga kaasneb selline teise inimese täielik aksepteerimine ja selle pidamine väärtuseks, isegi kui sa teise inimese juures hakkad märkama ja saad teada ka seda, mida sa nagu ei oodanud, mis ongi nii-öelda suhete lahkumineku põhjused, et sa lood teisest mingi illusiooni, teine peaks sellele vastama, siis ei vasta ja siis on kõik suur jama. Aga see hetk, kui teine avaldabki seda endast, mida sa temast ei oota, et see on tegelikult väärtus. Seda nagu võtta tõelise väärtusena, et teine avas ka tõesti, et teise eesmärk ei olnud sinule mingisugust head ja positiivset tagasisidet ainult anda, mingit mängu mängida, vaid ta avas ennast. Nii et see oli siis eneseteostuse välimäära ja teise punkti ehk sellise südamlikkuse alapunkt, olemuslik armastus. Sest nagu te teate, teadus tahab kõiki asja klassifitseerida, paika panna ja see on hea koht, kus nii-öelda teadus ja olemus on praegusel hetkel kokku saanud. Edasi. Eneseteostusega, selle nii-öelda kõrgemate tasanditele jõudmisega kaasneb ka kindlasti vabadus. Vabadus on hästi oluline termin. Kes on inimesed, kes on jõudnud oma arengus kaugemale, sest ma ütlen kohe, see ei ole parem ega halvem. Üks inimene, kes on kaugemal, ei ole parem, aga me kõik läbi elu areneme. Ei saa öelda, et täiskasvanu on parem kui laps, aga vaieldamatult täiskasvanu on arenenum. Ja samamoodi siis inimesed, kes on arenenumad, nendel on suurem privaatsuse vajadus. Neil on vajadus olla oma ette. Neil ei ole sellist puberteedi ja laste vajadust, et sa pead kogu aeg grupiga koos olema. Sa pead vaatama, mida teised sulle ütlevad, mida teised määravad. Sul on aega oma mõtetega tegeleda, see on sinu individuaalsus. Üksi olemine ei tekita pinget. Sa naudid seda. Ja koos sellega kaasneb loomulikult ka sõltumatus. Sa otsustad ise, mis sa teed. Ja see on grupist sõltumatu. Ja loomulikult sa aksepteerid gruppi, arvestad gruppi. See ei ole, et ma nüüd tõmban ja lõikan läbi, et ma ei tee seda, ma teen teisiti. See on hoopis vastupidi, et sa tunned ja toimid selle järgi, mis sul on õige. Ehk sõltumatult. Sa näed läbi ühiskonnas toimuvad valed mustrid ja ei lähe nendega kaasa. Kolmandaks, mis siis on vabadusega, võib nimetada, koos vabadusega kaasneb ka loovus. Inimesed muutuvad loovamaks. Me ei toimi enam selliste mõttemustrite järgi, mis meil on kogu aeg olnud. Loovuseks siis loovust on ka defineeritud, üks selline hea definitsioon, mis mulle meeldib, et loovus on võime teha vanu asju uut moodi, kas või vasaku käega hambaid pesta, või siis uusi asju teha adekvaatselt. Sa oled uues olukorras ja toimid sellel hetkel just selle olukorraga kaasnevalt ilma igasuguse pingeta ja täiesti uudselt, aga adekvaatselt. Või siis vastupidi, loovus on see, kui sa nüüd igapäevases olukorras teed midagi täiesti teisiti. Ja neljandaks on siis spontaansus. Ehk see, et ma olen selline, nagu ma olen. Spontaansust ei tohi segi ajada impulsiivsusega, mida palju aetakse sassi. Impulsiivsus, selline äkilisus
on hävitav, spontaansus on loov. See tuleks ära eristada. Eneseteostuse välimääraja järgmine alakategooria on eneseusaldus ehk trust. Eneseusaldusega kaasnevad siis järgmised küsimused. Esiteks, sinu elustiil on suunatud probleemile ja selle lahendusele. Mitte sellele, kust probleem tekkis, kuidas ta tekkis ja neid asju võib teadvustada. Aga põhimõtteliselt on tähtsam, kui teadvustamine, kust see probleem tekkis, on lahendus. Et kui vanadel indiaanlastel on hea lugu selle kohta, et kui te lähete jahile ja järsku keegi saab noolega pihta, on see siis vastassuguarust või siis kogemata endalt selja tagant valesti sihtides, siis ei ole vaja arutleda, kes laskis, miks laskis, kuhu laskis, kuidas laskis, vaid vastupidi, nool on vaja välja tõmmata ja hakata kiirelt ravima. Arutelu selline mineviku üle võib olla hävitav. Eneseusaldusega kaasneb ka missioon. See tähendab, me oleme kindlad enda tegevuse suhtes ja me aktsepteerime teisi. Sul on olemas missioon, suurem missioon, mille nimel sa tegutsed. Ja iga samm viib selles suunas. Et kui sa tahad mäe otsa ronida, siis sa liigud mäe poole ja iga samm peab sinna ligemale viima. Edasi on tolerantsus. Lase teistel olla nii, nagu nad on. Et tolerantsus on üks väga suur probleemide allikas. Tavaliselt on inimestel mingisugune kaart maailmast. Nad loovad mingisuguse pildi, mida nad on eluaeg arendanud. Maailm on selline asjad, siis panevad sinna mingisugused mõtted, tunded ja see on inimese, nimetame kognitiivne kaart ehk kaart maailmast. Teisel inimesel on teistsugune kaart. Ja siis tavalised vestlused ongi see, kus inimene arvab, et ta peab teisele oma kaardi selgeks tegema. Ja kui teine mind ei kuula, siis ärritutakse, pahandatakse, räägitakse. Mina arvan, et tuleb olla tolerantne. See, mida mina teile räägin, on praegu humanistliku maailmakaart. Ja võtke seda lihtsalt kaardina, kõik, mis haagib, võtke üle. Mis ei haagi, selle üle mõtelge ja kui ei haagi, lükake tagasi. Keegi ei pea mitte midagi tegema ega üle võtma. Me peame lihtsalt jagama ja kui see annab teisele midagi, on väga hea. Nii et oleme täielikult tolerantsed. Kuskil maailmas ei ole kirjas ega kokku lepitud, et minu elu missioon ja ülesanne on teisele oma maailmavaade selgeks teha ja kui ta seda ei kuula, siis ma pean talle veel jõuga käituma. Ehk sellises diktaatorlikus riigis inimesed veel vangi panema, kui ta ei võta minu maailmavaadet üle. Oleme tolerantsed. Sest tolerantsusega ongi ka paratamatu see, et kui inimene areneb, siis kaasnevad igale arengule, etapile kaasnevad muutused ja meil ei olegi mõtet teha inimesele selgeks, kes on esimestel tasanditel, kus elus kõige peamine on ellu jäämine, et milline on kunsti väärtus. Ja neljandaks on siis eneseusalduse juures on mittekonformsus. Et me ei toimi selle järgi, nagu teised toimivad. Me valime ise oma valikud. Me ei allu grupisurvele. Grupisurve on muide hästi võimas. Palju võimsam, kui me arvame. Et me peame seda teadvustama. Et kui sellest teadvustamisest rääkida, siis kahte asja peame teadvustama. Teadvustame seda, mismoodi kultuurist väljapoolt on meile peale pandud mingid mõtted, tunded, arvamused, kontseptsioonid maailma kohta. Ja teiselt poolt teadvustame, millised mõtted, kontseptsioonid on meile tulnud vanematelt ja perekonnast. Ja kui me need kõik läbi mõtleme ja vaatame, kas nad meid teenivad ja kas nad on inimkonna käsutuses, siis on võimalik mõned mittekasulikud välja heita ja luua ise see kaart. See programmeerimine, mis meil on tehtud ühiskonna poolt, lõpetada, deprogrammeerida, et me hakkame ise enda programmi määrama. Praegusel hetkel on see palju rohkem väljapoolt peale pandud, kui inimesed arvavad, kahjuks. Nii, ja siinkohal ma lisan veel lihtsalt mõned veel täiendused eneseteostuse kohta, mida on öelnud John Rowan, kelle raamat ka hiljuti eesti keeles ilmus transpersonalismist. Tema on toonud siis järgnevad eneseteostusega kaasnevad terminid. Esiteks, autentsus, mis tähendab seda, et inimeses puudub tühik mõtete ja tegevuste vahel. Ei ole nii, et ta mõtleb üht ja teeb teist ja veel tunneb kolmandat. Autentne igas mõttes. Integratsioon, mis tähendab ka seda, et mõtted, tunded on ühendatud, vasak-parem ajupoolkera ühendatud, mehelikkus, naiselikkus ühendatud, teadvus, alateadvus koos. Ja integratsiooniga kaasneb ka see, et kui inimene enda sees avastab uued konfliktid, ta ei avalda nendele vastupanu. Ta tunnistab seda, aktsepteerib seda ja probleemile lahendatud elustiiliga vaatab, mida nendega nüüd peale hakata. Mittekaitstus on üks hea termin.
et me oleme haavatavad. Ei pea olema inimene kogu aeg nii-öelda tugev ja ma saan hakkama. Ongi nii, et me oleme vahel haavatavad. Ja vahel meil on raske. Ja valus. See on inimeseks olemise üks omadusi. Et mitte nii, et mehed ei nuta. Ka mees peab olema oma tunnetega kursis. Mis ei tähenda muidugi, et sa peaksid igal pool nutma. Alternatiivne loogika. Et mis tähendab, et siin saavad olla, et A on võrdne mitte A-ga, aga alternatiivset loogikat ma ei saagi praegusel hetkel loogikaga seletada, selle juures ma usun, mõnes järgmises videoloengus toon mõningaid näiteid. Et see on sügavam teema, mida ei saa hetkel kiirelt lahti rääkida. Ja alternatiivse loogikaga kaasneb ka nii-öelda paradoksaalsus. Edasi on kohalolek. Mis tähendab seda, et kui ma siin räägin, ma olen täielikult kohal. Ja kui teie kuulate, te ei pane seda kuskile kontseptsioonidesse, mõtetesse, vaid ainult kuulate, mõtlemata, kas midagi jääb meelde ja mis on täpselt vajalik, see tuleb hiljem kaasa. Ja just sellel hetkel meenub. Ning intiimsus. Ehk sa avad endast ka rohkem kui tavaliselt. Sa julged olla teisega lähedane. Suhteliselt sarnased, kui nüüd rääkida teooriatest, on need ka Carl Rogersile. Carl Rogers, tuntumaid humanistlikke psühholooge, jällegi tema raamat on just ilmumas või ilmunud. Tema on toonud siis välja sellised terve isiksuse tunnused, mida ma juba võib-olla räägin üle, elamine siin ja praegu, jällegi siin ja praegu. Kui me elame minevikus, siis me oleme depressioonis, kui me elame tulevikus, siis me elame ärevuses. Kui me elame siin ja praegu, siis meil on hea olla. Lihtne. Avatus kogemusele. Ei ole nii, et ei, seda ma kogeda ei taha. Ei, seda ma ei tee. Kuigi ma ei tea, mis asi see on. Nagu see lugu ütleb, et noormees kohtub tütarlapsega ja siis küsib, et kuule, et kas sa Carmenit oled näinud? Siis tütarlaps on niisugune hirmunud, ütleb, ei ole näinud, ei taha näha ja kui näitad, siis kutsun politsei. Et sa pead olema avatud, võtma vastu selle, mida sulle pakutakse, seal peab olla midagi huvitavat. Kui sa ei tea, mida, siis ei maksa seisukohta võtta. Inimesed ju naeru vääristavad eelkõige seda, mida nad ei mõista. Mille üle tehakse irooniat, mille üle naerdakse. Kui see on sinust erinev ja siis inimene tunneb, et on sellest parem, ma teen nalja, et siis ma tunnen ennast võimsamana. Teadlikult võib sellist suhtumist natukene hakata vähendama. Rogersi poolt siis on ka eneseusaldus, vabadus ja loovus, sarnased nii-öelda ka Maslow, eneseteostuse välimäärajaga ja ka spontaansus, impulsid välja, mitte ajada seda siis segi agressiivsusega. Ja viimasena räägin ma veel psühholoogilise heaolu 6 tahku. See on nüüd puhas teadus. RYFF, kes on siis toonud need välja ja ütleb, et psühholoogilise heaolul et meil oleks hea olla on 6 tahku. Esiteks, me peame olema sõltumatud. Me oleme iseseisvad oma otsustes. Meie otsus tuleb täpselt meie seest. Seda ei määra meie ülemus, seda ei määra meie peaminister, seda ei määra meie vanemad. Kõik sellised otsused, vanemate järgi abikaasa valik ja tööle minek ja õppima asumine on puudu. Sa oled ise ja sina otsustad selle. Teiseks annab psühholoogilise heaolu see, kui sa oled kompetentne. Sul on mingi probleemi lahendamise oskus ja suudad sündmusi mõjutada. Kompetentne olla on hea ja kompetentsus kujuneb välja umbes 10 aastaga mingil alal. 3 aastaga sa juba tead midagi, 7 aastaga oled spetsialist, aga 10 aastaga sa oled asjal täiesti kompetentne. Mis tähendab seda, et kuna meil on 40 aastat sihukest aktiivset aega, meil on elus võimalik olla 4 alal kompetentne, sügavuti. 3. psühholoogilise heaolu tahk on isiksuslik kasv, areng, eneseteostus. Ma olen täielikult veendunud, et inimese areng ei lõppe 18. eluaastaga. Võib-olla ma 18 aastaselt arvasin küll, et ma olen kõige targem ja tublim ja isegi imestasin selle üle, kui ma lugesin eneseteostusest, et eneseteostus ei saa toimuda enne 40 eluaastat. Ma ütlesin, mina tahaks ka ennast teostada, siin on ju nii palju aega. Nüüd ma saan aru, et see tegelikult on nii, eneseteostus enne 40 eluaastat ei leia aset. Sa võid mingil alal saavutada mingi tulemusi asju, aga eneseteostus on tunduvalt laiem mõiste, mis kaasab ka arengut, uute ideede omandamist ja tegelikult sellist nii-öelda psühholoogilist arengut. 4. tahk psühholoogilisel heaolul on positiivsed suhted.
sul on lähedus, sul on emotsionaalne sõltuvus. Emotsionaalne mittesõltuvus ei ole tugevuse ilming, pigem ikkagi emotsionaalne sõltuvus. Sul on teisega sügavad seosed ja kui need ka lõppevad, siis sa saad oma eluga edasi minna, siis on teistsugune probleem, millega lahendad. Aga see ei tohi olla kunagi põhjuseks emotsionaalse sügavuse puudumisele. 5. psühholoogilise heaolu tahuks on eesmärgistatud elu. Su elul peab olema mõte. Sul peab olema filosoofia. Miks oled sa just siin? Mida sa mitte elult tahad, vaid mida sa maailmale annad? Ja järgmiseks on enda aktsepteerimine. Positiivne minapilt. Austad ennast, armastad ennast. Mitte keegi ei saa sind armastada rohkem, kui sa ise ennast armastad. Ja ma arvan, et kui see nagu aluseks võtta oma homse päeva tegevuste juures, siis me oleme kõik sammu edasi astunud, sest mina ise selle peale nüüd natuke mediteerin ja püüan ennast homseks natuke rohkem armastada, siis mind armastatakse ka rohkem. Aitäh kuulamast! Kui te siia lõppu jõudsite, siis ma usun, te selle pealt midagi saite. Kõike ilusat!